Raadio Kuku. Kell on nüüd 17 minutit üle 9 ja juttu teeme sellest, et eile esilinastus Zürichis Saksa režissööri Ulrike Kochi dokumentaalfilm Regi laul. Et see on päris selline ilus rõõmustav sündmus, ootamatu mõneti ka. Ja meil on nüüd telefoniühendus Jaak Johansoniga. Tere, Jaak! Tervist, tervist! Nii, oled päris sündmuspaigal? Olen täiesti sündmuspaigal ja teie auks ka juba ärkvel. Seda on meeldiv kuulda, aga nüüd, kuidas me nüüd alustame, kui me sellest filmist räägime, et esmapilgul tundub ju selline asi, et Regi laulust eks sellest fenomenist. Kui üldse, siis saab ikkagi võib-olla ehk mõni Eesti režissöör filmi teha, aga võib-olla ei olegi selline mõte kõige õigem. Minu jaoks juhtus see lugu nagu tuli minu uksest sisse niimoodi, et keegi teatas mulle, ma ei mäleta, kelle kaudu see tuli, et siin on üks Šveitsi-Saksa režissöör, kes on teinud mitu väga nagu kuulsat filmi, siis näiteks, et Tiibeti soolaväljade mingist hõimudest ja siis Sahara rändavatest kõrbehõimudest ja et nüüd tal on tekkinud nagu mõte teha filmi Eestist. Ja et kas see või Eesti nagu Regi laulust ja niimoodi, et ta tahaks nagu kokku saada inimestega, kes on sellega nagu tegelenud, et ta tahab selle teema juurde kuidagi nagu asuda. Ja siis minu sisemine reaktsioon oli ka kuidagi, et see oli kuskil juba mitmeid aastaid tagasi, kuskil 2007 või 2008. Ja et kuidas, kas nüüd tõesti, kas olukord on juba nii hull, et pidime ju nagu seal teises otsas ikkagi positsioneeruma, et nüüd siis nagu rändavad kõrberahvad ja siis kuidagi oli selline, ka oli novembrikuu, ma mäletan, ja oli just, eks see käidi kuidagi lainetena ja oli just seda sorti nagu depressioon või kus tundus, et nagu seda Eestit, mida sa oled nagu kalliks pidanud või mingid ilmingud justkui nagu, et seda nagu ikka ei ole ja seda nagu ei saa olla, et me lihtsalt vahest on see tunne ja see on täiesti enesekohane, et me oleme lihtsalt nagu kasulik idioote, kes mängivad maailma rikkamate hulka kuuluvat rahvast oma automarkide ja muude asjade poolest. Ja selle esimene kokkusaamine oli ka kuidagi, ma olin kuidagi väga tõrges ja ka mingid teistpidi on alati ka mingi see tunne, et kui maailmas on midagi ehtsat veel kuskil järgi, et siis sellest filme teha vist küll ei maksa. Et pigem siis las nad seal olla ja las nad elavad nii kaua, kui nad oskavad, kui keegi veel oskab väärikalt oma elu elada. Ja ei ole panga laenu võtnud juhtumisi nagu Tiibeti soolaväljade rahvad ja vabad kõrbehõimud. Ja selle meeleoluga läksin sellele kohtumisele ja kuidagi niimoodi umbes, et ei ole siin mingeid aborigeene. Ja eks neid niisugused veidraid filme väljast poolt Eestist on ka tehtud, kus ikka kuidagi asi lõpeb sellega, et nagu suurim vaatamisväärsus on Nevski katedraal ja kuidagi nagu seda ja see ilmselt tekitas kuidagi veel suurema huvi ja me tõesti hakkasime selle režissööriga nagu sellest kogu sellest teemast põhjalikult rääkima ja see tema jaoks tuli, ma räägin nüüd ära ka selle loo nii palju, kui ma sellest tean, et oma nende väga kuulsate filmidega sattus ta Tartu maailmafilmifestivalile, et see on siis tänu Taavi Tatsile ja Pille Runnelile ja mingi see Tiibet, see kõrbehõimude film on Eesti televisiooniski linastunud ja ta sattus seal Tartu maailmafilmifestivalil tüdrukutega tünnisauna või siis Eesti noorte naistega tünnisauna Emajõe pääl ja kes seal siis, ma kujutan ette, kes seal võisid olla Mari Kalkun ja ma ei tea ja need tüdrukud olid hakanud siis ägedalt laulma Regi laule. Ma kujutan, et see oli siis ilmselt öösel niimoodi seal poolenisti vees
oli nagu olnud tema jaoks see nagu see lähtekoht, et ta oli nagu täiesti saanud sellise kultuurilise matsu sellest, et mis siin nagu üldse toimub. Ja siis ta ikkagi kuidagi ei loobunud sellest ideest. Ja nüüd eile seda filmi näinuna nagu ka kuidagi pean nõustuma, et ta on sellele asjale pihta saanud. Ja et see on, et võib-olla keegi Eestist seestpoolt ei saakski teha sellist filmi Eestist ja ei saaks teha sellist filmi Regilaulust. Ja ütleme, et see film on ikka selline filmipikkusega, aga tõesti ta teeb nii nagu maailma tasemel neid asju tehakse, kuidas on, kui palju pilte tehakse, et saada National Geographic'usse ühte fotot, et selle filmimaterjali suhe on umbes samasugune. Ja et seal on tohutult intervjuusid kõikidega, kes nagu kuidagi teemaga seotud on. Ja et kogu see materjal, ma saan aru, tema poolt võiks jääda ka kirjandusmuuseumisse. Et tihtipeale me omavahel ju enam nagu iseenesest mõistetavast asjadest või ka mingitest asjadest, mis on nagu väga tundlikud teemad, nagu ei oskagi rääkida. Ja tihtipeale väljastpoolt tulijale räägitakse asju nagu kuidagi selgelt ja lühidalt ja kuidagi enda jaokski mingid nagu teemad avanevad uue nurga alt. Ja ta tundub olevat seda sorti filmitegija, nüüd olles ära vaadanud ka need tema teised kuulsed filmid, kes ei lähene mingisuguse sellise omapoolse suhte või eelarvamusega, vaid püüab mingisse kultuuri niimoodi sisse minna, et teda usaldatakse ja et inimesed ise nagu räägivad ja elavad ja et ta siis nagu püüab selle põhjal selle pildi kokku panna ja mitte mingit oma nägemust nagu peale suruda. Ma küsin vahel, et kuidas esilinastusel läks, kas tundus, et publikule jõudis ka see kohale, publik koosnes ju ka välismaalastest suures osas, eks ole? Jah, et mina pole ju tegelikult nagu filmi inimene ja selles suhtes ei tea, kes seal nagu täpselt kohal olid, et see on mingi Zürichi vana niisugune art house kino, väga tähtis, ma saan aru, ja tõesti, et see publik ilmselt oli asjatundlik ja paljud inimesed tõesti olid ka väga liigutatud mingil moel nagu isegi, et midagi see film nagu tabas sellest, mida meil nagu õieti ei ole, vaid miks ühte väga niisugust progressimeelset väikerahvast Euroopa serva peal vaevab selline kummaline atavism, mis ilmutab ennast mingi mitme tuhande aastase vanuse laulu vormis, mis kannab mingit elunägemust, mis paljus on nagu risti vastupidine sellele, millel põhinevad nagu meie elulised põhiväärtused teisest otsast. Ja just, et tema filmid kõik nagu lähevad väga isikliku liini pidi. Et seal on küll, ma ei taha ju ära rääkida, sest et mingil hetkel tuleb ka Eestisse esilinastus, et seda praegu planeeritakse. Et tal on, tõesti seal on nagu kõik need ilmingud olemas, nagu Regilaul nagu sellise kultuurilise rituaalina, nagu kõrgkultuuris, ütleme Veljo Tormise mingisuguse fenomenina, ja siis sealt kogu see skaala nagu täiesti niisuguse isikliku suhteni välja, kes siis on näiteks kuskil Eestis suurte laulikute perekonnast ja niisugust perekonnaliini pidi, et kuidas see sellisel juhul elab ja mida, et kogu see skaala ja tõesti kuidagi väga liigutavalt ja just läbi niisuguse mingi isikliku oleku ja elu ja olemise on ta suutnud selle kätte saada. Ja tundub, et inimesteni see jõudis, et see kuidagi ka nägin nagu taga reas istudes, et mitmed inimesed pühkisid pisaraid. Mis pisara kiskumine ei ole mingi omaette teema, aga seal nagu ka ei olnud mingit eksootika pedaleerimist ja ei olnud ka näiteks pisara pedaleerimist kuidagi, ei midagi nagu selles mõttes nagu tohutult
niimoodi otseselt mingi väikerahva niisugusest raskest saatusest ja mingist kaduvast, et see kõik tuli läbi kuidagi mingi isikliku seisundi, väga palju ilusate looduspiltide ja ometi see kuidagi puudutas inimesi, et seda oli ka tagantpoolt näha, vot niimoodi. Ja sina ise, Jaak, said ka siis regilaulust hoopis mõne uuema nägemuse nüüd või mõne sellise nüansi selle filmi kaudu? Jaa, no tähendab selles mõttes tekkis jah Eestist või tekkis nagu see pilt, et see Eesti või see nagu unenäoline Eesti, kui nüüd keegi muidugi selle filmist inspireerituna näiteks Zürichis seda Eestit otsima tuleb, ega seda kerge leida ei ole. Aga et selle filmi põhjal tekib tunne, et seda on ikkagi palju rohkem nagu olemas ja et see elab meis mingil kummalisel moel ja et see ei ole nagu minevik, et just ikkagi see pärimuse või nende nii-öelda vanade asjade puhul, et asi pole minevikus, vaid asi on nagu igavikus. Kena, aeg saigi praegu otsa. Jaak, suur tänu ja ootame seda filmi siis pikisilmi ka kohalikku filmileisse.